kelle ennast nii pidi, see on kohe palju parem valgus, hoia veitsi eemal, näe niimoodi. Tšauki, Maria. Me lähme teha hüve pakki. Täna on sünnipäev puldi autol. See on kõige kõrmsem asi, mida ma oma elus näinud olen. Äkki kui vanaks sa said, Oskar? 4. Ei, see on 4. Täna 5. Kuidas sa lähed? Tšauki. Nii et meie lähme praegu hüve pakki. 5 minutit peab kõndima ja suht kaugel. See on ikka väga lähedal. No, peaaegu kaugel. Meanwhile. Ma vaatasin jälle, et siin näha oleks. See on maastikuauto, see peaks üle selliste asjade sõitsma, aga... Vaatame, aga siin on küll vaata. Vaatame. Oh, kui hea! Paiseb ju. Kuningatele tehakse niiviisi jahutada teda. Kas sa oled kuningas või? Jaa. Jaa. Lähme edasi. Ei jaksa mitte midagi teha. Isegi mängida. Ei, Maria editis enda vlogi. Me tulime koju. Ma editisin enda eelmist vlogi ja kuna ma olen still väga haige, mul pole aimugi, kas mul on palavik või mitte. Ja me oleme Oskariga nüüd kahekesi koju jäetud ja meil ei ole mitte midagi teha. Tahad intervjuud teha? Tervist! Tervist. Mis teie nimi on? Oskar Annaväli. Oskar Annaväli. Kas teil on täna sünnipäev? Kui vanaks te saite? Keegi ei kuule nii, sa pead mikri sisse rääkima. Jaa, pöördeks. Mida sulle kõige rohkem teha meeldib? Telekamängu mängida. Temal on selline väga spetsiaalne automäng. Kes meie perest sinu kõige lemmikum pereliige on? Emme. On emme, aga kes järgmised nagu lemmikust järgmine on? Teine kõige lemmikum? Ei ole. Ei ole. Kas sa lasteaias ka käid? Kas sul lasteaias meeldib? Jaa. Kas sul tantsida meeldib? Kas sul mõni lemmiklaul ka on? Oskad selle nime öelda? Ei tea. Kas sul lemmikvärv ka on? Orange. Orange on sul lemmikvärv. Kas sul on mõni niisugune eriline mänguasi või mingi asi, mis sul väga lemmik on, mida sa tahaksid näidata meile? No, on, aga mul pole veel seda olemas. Okei. Mis sulle see aasta kõige lemmikum sünnipäevakink oli? Puldiauto. Puldiauto, see oli see, millega me täna sõitmas käisime, on ju? Väga meeldiv oli teiega intervjuud teha. Aitäh teile! Minuga, kuidas läheb? Väga hästi läheb. Kas sul on mingi lemmikvärv? Lemmikvärv ja mul on mustvalge ja beebirosa. Kas sul on mingid lemmikuid särke? Särke? No see on üks mu lemmiksärk. Ja siis on minu Adidase särk. Sinul on ka Adidase särk. Ja siis üks särk, millega ma su sünnipäeval käisin. Oota, ma avastan kohe. Tooks moment. Kohe tule. No nii, nüüd sa oled teki all. Ja kas sul on perekonna liige lemmik? Lemmik perekonna liige või? Ma ei teagi, ma ei oska väga lemmikuid valida. Vahest me saame Lauraga hästi läbi. Kas sulle tänane sünnipäeva hommik meeldis, kus me torkasime? Oskar, kas ma võin sulle ametlikult õnne soovida? No palju õnne siis. Sulle juba täitsa mees. Meeldis jah, kus me küünalga ja seda Minioni sünnipäeva laulu lasime. Meeldis jah? Jah. Kas sa oled nõus muga ühe hästi ägeda näo tegema ja koos pilti tegema? Okei. Meil oleks vaja panna ta näiteks siia peale, aga ma väga ei julge. Anne, siia saab panna. Te balance'ite hetkelt siit nagu 7. korruse selle ääre peal. Aga me üritame Oskariga thumbnaili pilti saada. Ära minu peale kasta, Oskar. Kastagi sinu peale. Väga ilus. Chance! Sa tuled selga mulle või? Davai, oota. Saad sa kukina nende või? Noh? Tirjanka. Sa istu korralikult peal või? Ma ei saa. Ma kukun! Sa ei kuku, Oskar. Oota. Kukun! Sa ei saa praegu selline kukkuda, sul ei ole kukkuda. Oskar, appi! Oskar! Oskar! Väga hästi.
So, me olime suures pildistamise hoos Oskariga, me pildistasime, kuidas ta püüab mulle ja siis ta tegi nii, et ta viskas nagu mütsi, et mulle püüda. Oskar, mis juhtus siis? Räägi siia, mis juhtus, kui sa viskasid mütsi? Müts lendas alla. Müts lendas alla. Oota, vaata. Vot seal, ühesõnaga. Nad lähevad sellele järgi. Ma saan ülipalju häid pilte, mida ma sorteerima hakkan, kus Oskar neid mulje püüab. Minu meelest need on nii armsad pildid. Ja minu vlog, esimene comeback vlog on valmis üles minema, kell on 6:30, ning et ma võtan mingi aeg panen avalikuks. Aga ma tahan neid Oskari pilte praegu näha. Oih, ma olen väga sisse summitud. Ma tahaks Oskari sünnipäeva puhul mõne nagu üles saada panna. Oskar, sa oled täna väga tubli olnud. Kas sulle meeldis su sünnipäev? Jäid sa rahule oma sünnipäevaga? Kas sul on inimestele, kes sulle palju õnne soovisid mu instapildi all ja võib-olla ka selle vlogi all, on sul midagi neile öelda? Sa pead aitäh ütlema, Oskar. Ei tea. Davai, igal juhul meie näeme teiega juba varsti uue vlogiga. Tahad tšau olnud, Oskar? Ja niimoodi. Tšau! Tere hommikust kõigile! Tere hommikust kõigile! Täna on teisipäev. No mis jõulud, Oskar, tule siia. Ma ei pea näitama sind. Tule ma puun peale, kui sa haiget söid. Ma tahtsin teha eilsest vlogist eraldi vlogi, aga seal lihtsalt ei olnud piisavalt footage'it ja ma ei tahtnud mitte millestki hakata nagu normaalse pikkusega vlogi tegema. Ning et ma ärkasin täna üles, kell on 11, sõin hommikust. Vaatasin just, et mul ei ole eilsest üldse palju footage'it. Oskar, sina tegid väga head tööd eile vlogimisega. Õues on täna väga halb ilm, nagu te näete. Ma ärkasin hommikul üles ja ma lootsin, et ei ole halb ilm. Aga siis ma ikkagi sain aru, et täna ei ole hea ilm. Ma pidin Kadriorgu minema. Kell on 11, soovige. On aeg ennast valmis panna. Tõeline küsimus on praegu hoopis, kas ma teen täna endale meiki või ei tee. Oskar sööb enda seda maasika, mis iganes kreemi, aga tal on terve koos putru järgi. Jõukreemi, proteiini, seda mingit asja. Aga tal on terve koos putru järgi, Oskar. Mis me sellega teeme? Ära vaata siukse äppu näoga. Okei, söö. Vaadake, mis tähendab, kui sa oled haige. Kõik see on neid asju täis. Need tuleb ära koristada. Kui te panite tähele, mu eelmine vlog oli mingi 12 minta. Ma tahaks veits rohkem sinna poole, et vlogid on lühemad, aga neid tuleb tihedamini. Sest mul on tunne, et kergem on vaadata tihedamini mingeid lühikesi vloge, kui vaadata nagu väga harva megapikki vloge. Seda on nagu overwhelming ja lihtsam on kuidagi teha lihtsalt. Mul on tunne, et kui ma tahan tihedamini vlogida, siis ma ei viitsi igast vlogist 20 minta nagu välja venitada, sellepärast et pigem teha nagu mingi 10-12 minutiline ja siis sinna nagu ainult ka paremad osad sisse panna. Ma arvan, et see oleks nagu parem variant ning et andke teada, mida sellest arvate ja värkisärki. Also ma mõtlesin siuksele asjale, et praegu on nagu kogu aeg main asi, mis kordub vlogides või no mida ma üritan, mis on viimasel ajal ära vajunud, ma võtan omaks selle, olnud päevaküsimused. Siis ma hakkasin mõtlema, et iga kord nagu eriti kui ma uploadin tihti, siis ma ei jõua iga vlogi nagu all kommentaaridele kõikidele vastata, on ju, sest nagu ühed kommentaarid on need, kui lihtsalt nagu avaldatakse arvamust, aga siis on, mis on ka väga tore. Ja siis on osad nagu nii-öelda küsimused, kes päriselt tahavadki jääda, ma ei tea, kus sul mingi see pärit oli, kui mis lokitange kasutasid, mingi siukseid asju. Et on palju igast küsimusi, siis ma mõtlesin, et iga nagu järgmine vlog, ma võiks lugeda enda eelmise vlogi nagu kommentaare ja neile vastata selle asemel, et võib-olla kui ma ei jõua kõigile kirjalikult vastata, mida ma üritan ka rohkem teha, siis ma võin vastata neile nii-öelda vlogis, nii et kellelgi oli veel sama küsimused, nii-öelda nagu saavad vastuse ja need ei pea olema ainult nagu küsimused, need võivad olla ka lihtsalt nagu mingid positiivsed kommentaarid või mis ma olen välja nagu valinud. Ma hiljem siin vlogis valisin ka välja osad kommentaarid enda eelmisest vlogist, mis on 42 trendingust, thank you so much. Update, kell on nüüd 4:30. Me käisime vanaema juures, mängisime seal ja siis me tulime bussiga linna tagasi. Õues on väga-väga vastik ilm täna ja ausalt öeldes olen ma väga-väga haige. Mul on kurk väga-väga rõvedalt valus ja nohu ja mul ei ole üldse energiat midagi teha. Mu energia tuleb korra tagasi ja siis ma nagu tulen kaamera ette ja siis mu energia kaob täiesti ära. Aga hommikul ma lubasin, et me loeme osasid kommentaare, mis mu vlogidele jäetud on. Mis lokitanged te Paulaga kasutasite, et nii ilusad lokid saite? Need olid mingid Paula omad, ma pole päris kindel, tegelikult ma mõtlen praegu, et mul oleks võinud olla mingisugune adekvaatsem vastus sellele. Aga ma täpselt ei tea, te võite Paula Metsale kirjutada, kas Messengeri või ta Snapis lisada, Paula 11 Mets. See on järgmine küsimus, mis Paula Snapi nimi on. Paula Snapi nimi on Paula 11 Mets. Keegi kommenteeris, keegi on veel nootisinud, et Maria nahk on paremaks läinud. Bro, ma küll mingisugune eeskuju praegu ei ole, mul on kulmud tegemata, mul on väga vastik olla, kas see juhtub alati siis, kui ma haige olen. Aga ma olen endale mingisuguse nahahooldusrutiini välja
töötanud praeguseks, mis enam-vähem töötab ning et kui te tahate selle kohta kuulda mingeid asju, mida ma kasutan või midagi, siis seda andke teada, ma võin rääkida. Mul meeldis see, kuidas eelmises vlogis me põhimõtteliselt kõik, mis me tegime, oli me käisime Paulaga poes ja lasime ta Liina räppi ja keegi kommenteeris, kuidas on võimalik teha selliseid sisukaid vloge nagu Marial. Ühesõnaga, sul on suurepärase sisuga vlogid, edu vlogib seal ka edaspidiseks. Aitäh sulle, ma ei teadnudki, et see nii sisukas on, kuidas mina ja Paula poes käime. Aga rääkides sellest, ma tean, et see vlog võib olla veits igav olnud, andke mulle palun andeks. Me töötame asja kallal, mis põhimõtteliselt järgmiseks kuuks ajaks afektib minu elu ja teie nagu vlogi on ju, ma pean tegelikult mõtlema, palju mul palavik on. Aga see juhtub minu meelest ülehomme. Siin peres on üks väga äge kraadiklaas. Ma lähen lampi punaseks, nagu ma ei tea, miks ma siit näost punane olen. See on arvatavasti paljudel teil juba kodus, see on mingi 6 generatsiooni see. Siis sa paned käima. Sa paned vastu pead, siis sa paned start. Ja nüüd ta mõõdab mu palavikku. 37,1, mul oli ka 37,1. That's not good. See pole tõrga palavik, aga see on nagu märk sellest, et sa oled haige. Laura, kas on hea aeg vlog ära lõpetada? Kas sa võin lõpetada või? Ei. Kas sa hakkad vlogima ka lõpuks midagi tegema või? See vlog tuli väga hämal. Okei, ühesõnaga. Ma ei ole vlogimise korra, ma ei oska vlogida, ma liiga palju. Okei, las ma lõpetan enda vlogi. See, et sina hakkama ei saa, las mina katsun oma vlogi. See on juba väga-väga hilja ja mul ei ole paremaks läinud olemine at all. Ma teen endale hetkel teed ja ma otsustasin, et on aeg see vlog close ida. Mul pole aimu ka, kas see, mis footage'id mul on või kui palju. Võib-olla ma teen lihtsalt lühema vlogist, ma ei viitsi mõttetut asja sisse panna. Aga andke andeks, homme on veel viimane. Homme peaks huvitavam olema, homme ma peaksin tegema rohkem asju, mul peab hakkama parem. Aga homme on viimane vlog enne ühte big change'i, milleks ta pole valmis. Mida? Ma ütlesin, homme on viimane vlog enne ühte big muutust. Te ei ole valmis. Palun lase mul esimene announcement teha oma vlogis. Teeme diili või? Ole, mine vlog üles läheb. Noh. Ju, ma actually fägitasin sinust. Noh. Ma näen, et sa totistasid. Okei, noh, lokkida tuleb pinki. Niimoodi tuleb lokkida. This is shit. Nii, kui Laura nüüd kuskil announceb, siis ma võin su väikse sõrme maha lõigata, Laura. Ju, ma totistasin oma käe täis. Ühesõnaga, et ei ole valmis selleks ja homme ma luban tuleb parem vlog ja parem content. Ma võib-olla isegi, ma väga tahaks seda uploadida, sest ma parem uploadin selle, kui mitte midagi. Näeme teiega juba homme loodetavasti uue vlogiga. Ciao!